Tere kõigile, kes on siia jõudnud suvise nahkhiirte vabatahtliku seire tarkuse minutitele. Ja mina olen siis Kristel Rose-Pahman, töötan Keskkonnaagentuuris ja tegelikult uurin siis ka nahkhiiri Tartu Ülikoolis täiskohaga. Ja seepärast ma nahkhiirtest natukene lähemalt ka täna räägin. Ja selleks, et üldse nahkhiirte vabatahtlikus seires kaasa lüüa, oleks ju vaja üldse teada, et kes meie nahkhiired on ja millised nad ka mujal maailmas on. Ja selleks kõigepealt tulekski küsida sellist toredat küsimust, et kas nahkhiir on hiir? Et kui me mõtleme selle nime peale, nahkhiir, paljud kardavad selle tõttu ka nahkhiiri, sellepärast et seal nime sees on juba see hiir olemas, siis see võib tekitada sellise natukene ebameeldiva faktori. Aga see tuleb nagu väga paljud sõnad eesti keelest, saksa keelest, sõnast Fledermaus, mis ongi otsetõlkes nahkhiir. Ja kui me vaatame ka otsa neile kahele, et siin on üks vasakul pool siis üks näriline ja paremal pool üks nahkhiir, siis ega nad lähedalt väga sarnased ju välja ei näe. Et hambad on täiesti teistsugused, nägu on teistsugune, nina. Ja kui me natukene sügavamale neile sisse läheme ja skeletti vaatame, siis kui ma vaatan seda tavalise mingi roti või skeletti, siis on niisugune klassikaline, ta on näriline, aga ta meenutab mingit, natuke mulle isegi külje pealt vaatad, kas mingit koera või kui hambumust mitte vaadata. Aga kui me vaatame nahkhiire skeletti, siis üks asi, mida on kohe näha, et nahkhiired kuuluvad siis hästi suurde imetajate suuruselt siis teise seltsi käsitiivalised. Ja kui me neid nahkhiire tiibu vaatame, siis tegelikult need tiiva struktuurist need ongi nagu hästi pikad sõrmed, et kui me kujutame võtame enda käe, et siis kui meil oleks nahkhiire tiivad, siis meie sõrmed läks võib-olla maani, et olla siis selliseid tiibu endale lubada. Ja see käsitiivaline siis ladina keeles on ka chiroptera, mis tähendabki otsetõlkes nagu käsitiiba. Ja maailmas on nahkhiirte mitmekesisus hästi suur. Et kui te siit piltide pealt ka vaatate, et tegelased on hästi lahedad, nad on eriilmelised. Need võib tõesti leiduda maailmas, ütleme siis mitte küll sellistes väga külmades regioonides, aga isegi kõrbes, et näiteks seal, ma ei tea, kas ma kursilt on näha, aga all keskel selline pikkade kõrvadega tegelane, tema elab täiesti kõrbes. Ja kui te vaatate neid nahkhiirte välimusi ka, et need välimused on nii erinevad, et siin on mõned sagarninad ja temal on pea, nagu teda kutsutaksegi ingliskeelset otsetõlkes, võiks öelda haamerpea nahkhiir ja siin on igasuguseid selliseid kutsika näoga ja siin on üks moosipalli näoga all vasakul nurgas, et nahkhiired on väga eriilmelised maailmas. Ja kui me nüüd vaatame, et kes on nahkhiir, et maailmas on käsitiivalisi üldse kokku 1500 pluss liiki ja miks ma pluss ütlen, on see, et neid liike tegelikult avastatakse juurde, kuna uurimismetoodikad on paremaks läinud ja näiteks eelmisel aastal see 1500 ametlik liik kinnitati ära, et Aafrikas on näiteks nahkhiirte uurimine, mis on hästi kaua seisnud, ongi just arenenud ja siis seal on selliseid alasid, kus tegelikult neid liike võib päris mitmeid juurde tulla.
ja selle sees siis on kõik nahkhiired või käsitiivalised, keda me teame, ka need, kes meil elavad. Ja nahkhiirte eluiga sõltub väga palju liigist, et kaua nad elavad ja kui nahkhiir on selline väga hea mudel selles mõttes, et ta on oma keha suuruse kohta kõige vanemaks põhimõtteliselt elav imetaja, et kui me võtame ta, mõtleme hästi pisikese nahkhiire peale, noh, seal paarteist grammi kaalub, siis näiteks ka Eestis ütleme tõmmulendlase, siis tegelikult ta võib elada seal 35+ aastat. Et see on tõesti väga harukordne nahkhiirte puhul, et nad elavad väga kaua ja on ka väga paljudele haigustele väga vastupidavad. Ja aastas on neil kuskil tavaliselt 1 kuni 3 järglast. Ehk siis nad on tegelikult aeglaselt siis sigivad loomad, ehk siis neil on see ütleme siis järglaste suureks saamine hästi oluline, et jällegi üks võrdlus, et miks ei saaks neid näiteks hiirte hulka panna, kes nagu sigivad väga kiiresti. Ja kui me üldpildis vaatame nüüd nahkhiired, kus nahkhiired võiks elada, et üldse kõik nahkhiired, kes maailmas on. Ja siis üheks ka meie siis Eestis nii linnakeskkonnas, metsas, kus iganes, siis üheks selliseks elu- ja varjepaigaks, just ma räägin nendest varjekohtadest, on igasugused praod, puunsused ja nahkhiirte jaoks on nagu lindudelegi sellised vanad õõnsustega puud hästi olulised ja need pakuvad siis selliseid varjepaiku, sigimispaiku, et kus nad saavad kenasti oma siis suvist perioodi veeta. Ja seetõttu on ka näiteks võib-olla võib tekkida ka sealt lindudega väike konkurents. Rähnide tehtud augud on hästi olulised, et rähnid on nahkhiirtele kaudselt väga olulised. Et sellised just me räägime siin metsade puhul alati lindudest, siis tegelikult peaks rääkima ka nahkhiirtest. Siis üheks teiseks väga oluliseks elupaigaks on hooned. Ja siin on üks väga räpane pööning ja selline pööning tegelikult nahkhiirele väga meeldib. Ja nii linnakeskkonnas kui ka ütleme siis, ma ei tea, looduslikus keskkonnas maal, kus on siis kas vanad talumajad, linnakeskkonnas võivad olla vanad puitmajad, igasugused nõukogudeaegsed paneelid sobivad hästi. Et nahkhiir, kui väljaspoolt maja vaadata, ei pruugigi näha, et kus ta võiks sisse saada, aga kuna nad on hästi sellised agiilsed loomad või suudavad ennast pressida igalt poolt sisse ja sealt kenasti välja ka saada. Ja seetõttu võibki neid kohata tihti näiteks seina sees, katuse vahel ja mujal sellistes huvitavates kohtades. Ja näiteks praegu võime ka näha, siin on Emajõgi, et võime neid näha ka sildade juures ja sillakonstruktsioonide sees, et kuna veekogu on üks väga hea toitumisala, siis sellise varjepaigana suvel sobivad sellised pragudega just sillaalused konstruktsioonid väga hästi. Aga ainult siis, kui need pole valgustatud. Aga kui me lähme kaugemale, võtame sellised suuremad nahkhiired, kes meil näiteks Austraalias elavad, siis nemad ei kasuta selliseid varjepaiku, et nemad ripuvadki päev otsa puu otsas, puhastavad ennast ja nende elutsükkel on mõnes mõttes hoopis teistsugune, et nemad võivad ka päeval oma puuvilju süüa ja tegemisi teha ja nad on avatud küll välistele elementidele, aga saavad kenasti hakkama. Ja on ka selliseid nahkhiiri, kes siis elavad, need on küll troopilised, Honduras'es, elavad lehe sees näiteks, et need on ühed vähestest liikidest, kes on üleni valged ja hästi toredad, siuksed
armsad tegelased. Ja kui me edasi vaatame tervikuna, siis mida nahkhiired süüa võiksid? Põhiliseks, kui me Eesti näitel võtame, kõik Eesti nahkhiired on putuktoidulised. Ehk siis putukad on just nendele väikestele nahkhiirtele, kes on siis ka meie nahkhiired kuuluvad sinna sugukonda nahkhiirlased, siis neile on putukad väga oluliseks toiduks ja nahkhiired söövad putukaid, üldjuhul see putukate varieeruvus sõltub päris palju nahkhiire enda suurusest. Et väiksemad liigid söövad sääski, väiksemaid ööliblikaid, võib-olla ka suuremad liigid võivad seal juba, ma ei tea, surusi süüa, võivad süüa ka suuremaid kõvema kestaga mardikaid, et see täiesti oleneb nahkhiire suurusest ja ka sellest elupaigast või piirkonnast, kus see nahkhiir toimetab. Ja mida nad veel söövad? Kui me lähme tagasi näiteks Austraaliasse või kuhugi kaugemale, et mõne tiiburi või lendrebased, need koerad, kellele meeldib öelda, nad on tõesti väga armsa kutsu näoga, siis nemad on üldjuhul puuviljatoidulised, et neil on hästi suured silmad tavaliseks, sest nemad toituvad siis puhtalt nägemise abil, puude otsas söövad puuvilju ja nad on hästi olulised nagu puuviljade puhul ka seemnete levitajad, et uued taimed saaks kasvada ja mitmete taimede puhul just väga olulised. Aga samas, nagu ikka, et kui sulle midagi väga palju meeldib, et siis sa võid hakata ka siis neile, kes kasvatavad neid puuvilja, natukene kahju tekitama. Siis meil on olemas nahkhiired maailmas, kes toituvad nektarist ja kui te seda tegelast vaatate, te näete kohe ühe eripärase asja ära, et tal on hästi pikk keel ja see pikk keel on just nektari toidulistele nahkhiirtele hästi omane, sellepärast et nad saavad niimoodi selle õienektari kätte ja nemad on nüüd hästi olulised tolmeldajad, et kui me mõtleme tolmeldajate mõttes tavaliselt igasuguste putukate peale, siis tegelikult nahkhiired troopilistes regioonides on tõesti asendamatud tolmeldajad ja näiteks kellele siin meeldib tarbida agaavist toodetud produkte, näiteks agaavisiirupit või tekiilat, siis tegelikult kogu agaavitööstus sõltub siis sealsetest sellistest nektari toidulistest nahkhiire liikidest, kes siis aitavad agaavidel tolmeldada. Aga need on sellised levinumad toiduobjektid. Aga on ka nahkhiiri, kes söövad näiteks kalu. Näiteks Ameerikas elab, kui keegi tahab, võib pärast otsida bulldog bat, et tegelane näebki välja täpselt nagu bulldogi koer näost. Ja temal on hästi pikad jalad ja tema püüab, nagu meie nahkhiired püüavad putukaid, täpselt sama meetodiga saadab siis neid helilaineid läbi vee ja püüab kalu. Sellised küll väiksemaid kalu, aga ta on ikkagi suhteliselt suuremõõduline. Ja siis on ka neid näiteks, kes söövad konni. Võivad süüa ka putukaid vahel, aga ütleme, et põhitoit on teine. Ja kui ma enne rääkisin sellest nahkhiirest, kes kõrbes elas, siis tal küll eestikeelset nime ei ole, et inglise keeles on ta pallet bat. Et siis tema saab, nahkhiired tahavad küll päris palju vedelikku tarbida, siis neil on seda vaja, siis nemad saavad kogu oma vedelikku skorpionidest ja nad ongi õppinud neid sööma nii, et nendega midagi ei juhtu. Ja lõpetuseks ma panin siia toidu osast ühe sellise toreda pildi, et kui me mõtleme, et siin on kariloomad, et ometi lehma ja nahkhiir sööma ei hakka, siis tegelikult maailmas on siis Lõuna-Ameerikas ainult 3 nahkhiire liiki, kes on siis spetsialiseerunud siis kariloomade ja ka siis kodulindude vere söömisele, ehk siis nad toituvad verest
ja need on siis tõesti ainult ühele regioonile omased ja sellepärast mujal kuskil muretsema ei pea. Aga kui me nüüd lähme meie nahkhiirte juurde, siis mida nahkhiired teevad aasta jooksul, et ka Eestis siin ma kohe räägin ka lähemalt, et meil on liigid, kes on paiksed, kes elavad siis terve aasta koha peal, näiteks meil, ja on siis rändsed liigid, kes siis nagu teame, et linnud lähevad rändele, siis lähevad ka nahkhiired rändele. Ja põhimõtteliselt selliseks hästi oluliseks perioodiks mõlemale on siis see suvine sigimisperiood, et kui me seda natuke halva kvaliteediga küll on, aga seda ringi siin vaatame, et siis see periood hakkab tavaliselt siis ongi tegelikult võib isegi oleneb hästi palju nahkhiirte puhul ilmast, et kui ilm on varakult soe, see võib varem hakata, kui ilm ei ole hea, siis see võib hiljem hakata, et kestabki tavaliselt kas sealt maist, ongi juuli lõppu, augusti keskpaigani ja siis toimubki selline olukord, et tavaliselt siis emasloomad kogunevad siis sellistesse poegimis- või sigimiskolooniatesse ja isasloomad hoiavad üldjuhul eraldi, kui me meie nahkhiirtest räägime, et võibki olla niimoodi, et kõik emasloomad on koos kuskil majas seina sees ja isasloomad on kuskil mujal puunsuses näiteks eemal. Ja nahkhiired saavad siis järglased ja see järglaste saamine on, seda on võimalik, nahkhiirel on hästi selline hea omadus, et neil on võimalik natukene seda järglaste saamist edasi lükata. Et näiteks kui nahkhiired kevadel märkavad kas talveunest või siis tulevad rändelt ja need tingimused ei ole piisavalt head, et ütleme kohe näha, et toitu ei ole, ilm on liiga jahe, siis nahkhiirel on võimalus siis oma sellist järglaste saamist natukene siis füsioloogiliselt edasi lükata. Siis sellele järgneb selline sügisene talvituseelne periood ja siis ongi selline, et kus kogunetakse siis paaritutakse, kogunetakse siis rändeeelsetesse kogunitesse ja siis peale seda hakatakse siis otsima seda, kes on paiksed, et talvituspaika ja meil on Eestis on siis paiksed liigid on, meil on hästi suured, Põhja-Eestis on talvituspaigad, näiteks erinevad vanad militaarrajatised, käigud, tunnelid, mis iganes, kõik on tehislikud, ka kaevandused, Piusakoobast kindlasti paljud on kuulnud ja see on samuti tehislik, et Eestis ei ole selliseid looduslikke suuri koopaid, aga siiski väga paljud nahkhiired neid tehislikke koopaid kasutavad ja need on hästi olulised talvituspaigad ja talvel on nad seal. Ja lisaks on siis rohkem näiteks põhjanahkhiir ja pruunsuurkõrv, nemad võivad olla väiksemates talvituspaikades ja nii näiteks, kes on osalenud talvituvate nahkhiirte seires, siis võib-olla on ka enda keldris neid talvitumas näinud. Aga need, kes meilt ära lähevad, nemad rändavad siis üldjuhul kas kuhugi Kesk-Euroopasse, kus nad nüüd siis, neil on sellist, ütleme siis talvitumistemperatuuri võib-olla natukene paremat vaja. Ja nad talvituvad ära, talvitumise jooksul tegelikult võib ka juhtuda seda, et nad paarituvad ka talvitumise jooksul, et seda on talviste loenduste ajal ka näha olnud. Ja siis ütleme kevadel täpselt see ring hakkab täis saama, et siis kevadel, kui ilmad lähevad soemaks, et siis nagu selline talveuni ikka töötab, et rasvavarud on ka lõppemas, et nahkhiired söövad ennast suht paksuks putukatest, et siis nad hakkavad välja tulema ja võib-olla natuke võime leida neid kuskilt, et natukene unised ja pahurad meie peale
ja kui me läheme nüüd meie Eesti liikide juurde, kes meil siin elavad, et siis siin on, vaatan, kas siin on suur videolane vist puudu, jah. Suur videolane on puudu, kes on ka rändeliik, ta peaks ka kollane olema. Aga siin on siis 12 või 11 pluss siis suur videolane ka liiki, kes meil kindlalt Eestis olemas on, et need, kes on valgega, on siis paiksed liigid, kes meil talvituvad. Ja hõbenahkhiir on selline, et on leitud teda talvitumas, aga ka rändamas ja siis üldjuhul on selline, et tema kohta on üpris vähe infot. Ja siis parginahkhiir, kääbusnahkhiir, pügmeenahkhiir ja suur videvlane, et nemad on siis meil rändsed liigid, kes siis Eestist ära lähevad. Ja kui me nüüd neid lähemalt natuke vaatame, et üldjuhul suvise sellise nahkhiire vaatluse ajal väga lähedalt ikka nahkhiirt ei näe, et lendamas võib näha vee kohal, et siis, aga samas võib ikka ette tulla, et keegi leiab puuriidast või kuskilt, ma ei tea, võibki juhtuda, et kuskilt laua vahelt mõne tegelase. Et siis, kes talvituvas seires on osalenud, võib-olla näinud neid pilte, aga üldiselt, kuidas neil väliselt siis Eesti liikidel vahet teha, et meil on erinevad nahkhiirte perekonnad. Et kõige suuremaks perekonnaks siis Eestis on perekond lendlane ehk Majotis perekond ja see inglise keeles kutsutakse neid mouse-eared bat, sellepärast et neil on üheks tunnuseks see, et neil on sellised natuke pikemad, natuke hiirelikumad kõrvad. Ja Eestis on neid 5 liiki, et meil on tiigilendlane, kes on kõige suurem nendest, teised on enam-vähem sellised ühesuurused. Siis meil on veelendlane, et mõlemad nagu nimigi ütleb, et on sellised veekogudega seotud liigid. Siis meil on tõmulendlane, meil on habelendlane, keda on ka väga vähe ja on natererilendlane, kes on samuti üpris haruldane. Ja nende heaks määramistunnuseks on see, et neil on selga on ühtlaselt pruunikam, siis kõhualune on heledam, et selline. Ja siin on kirjas ka sõna traagus, et mis asi see traagus on. Et traagus on siis eesti keeles võib-olla lihtsamalt kõrvakaas, et see on siit pildi pealt küll, ma näitan järgmiste piltide pealt, kui teistel nahkhiirtel on näha, aga see on muidu kõrva sees olev sihuke väike kaanekene. Ja nende lendlaste puhul on see liikide eristamine üpris keeruline, et tiigilendlane on suurem, aga nad on üpris ühte nägu, kui sa neid nahkhiiri varem pole lähedalt näinud. Siis meil on perekond Pipistrellus ja Pipistrellus, tal kahjuks eestikeelset nime ei ole. Ja kui me juba siin pildi peal vaatame, et siin on männisuru ja üks parginahkhiir, kes meil on hästi levinud liik peal, on väga väikese suurusega, et võrreldes teistega ja siit saab hästi näha seda kõrvakaant, et kui te vaatate kõrva sisse, et on sihuke väike, sihuke natukene kaarjas kõrvakaas olemas. Ja nende kõrvad on võrreldes siis lendlastega palju lühemad, siuksed väiksemad, kolmnurksemad. Ja nemad on üldiselt ühte värvi, siuksed väikesed pruunid pambukesed, väga kerge või tähendab väga raske väliselt omavahel, kui sa nagu võtate niisama ja varem pole näinud, et siis üpris raske on eristada. Parginahkhiir on natukene suurem neist kui kääbus ja pügmee, aga ikkagi need on väga pisikesed. Ja siin on ka üks pügmee nahkhiir näha, et kui te vaatate pöidla peal, on ikkagi väga väike tegelane. Siis meil on perekond Nyctalus ja Nyctalus siis ladina keelest tõlkida videvlase perekond siis. Ja videvlase perekond, videvlane, meil on Eestis üks liik ametlikult, suur videvlane, kes on siis pildi peal ka selle tõmmulendlase kõrval ja ta on tõesti, ütleme, teiste nahkhiirtega võrreldes palju suurem meil. Ja teine liik, keda siis võib-olla, ütleme, et meil kindlaid näiteks
püütud teda, ei ole selliseid täpselt kindlaid tõendeid ei ole, et ta võib-olla vahepeal võib meile sattuda, väike videvlane, aga eks näis, et mida aeg edasi, et seda rohkem, suurem on võimalus tegelikult, et meil hakkab ka teisi liike Eestisse jõudma. Ja tema puhul on siis kõht ja selg sarnast värvi, te näete sihuke beežikas, väga ilus karv on tal, sihuke läikiv silekarv. tal on siuksed noh, ütleme tema suuruse mõistes lühikesed kolmnurksed kõrvad ja ta on suur ikka, nähtavalt suur ja tema mulle meenutab koera, et ma ütlen, ta on alati koera näoga, et sihuke nagu väike koerake. Siis meil on perekond Vespertilio ja sinna kuulub siis üks nahkhiir meil, kes on hõbenahkhiir Eestis. Ja temal on siis natuke põhjanahkhiire sarnane, natukene suurem, kõrv on ka suurem ja järgmisel pildil näitan põhjanahkhiire karva, siis tema puhul on kenasti näha, et see karv on pealt tegelikult hästi hõbedane, aga muidu stiililiselt sarnane ja kõrvad on ka lühikesed, laiad ja tal on ka üpris sihuke lai nina, et kui me vaatame nüüd viimased kaks Eesti liiki, põhjanahkhiir ja pruunsuurkõrv, kes on siis üpris sellised linnakeskkonnas levinud liigid, siis põhjanahkhiirel on, mina ütlen lehmanina, sest tal on tõesti väga armas lai nina ja siuksed madalad, laiad kõrvad. Ja siis, kui te vaatate seda ja mõtlete selle eelmise hõbenahkhiire peale, siis temal on see sihuke beežikas, et tal ei ole hõbedane see ja tal on selline mulje nagu, et kui keegi on tumeda peaga ennast blondeerinud kunagi ja juuksevärv hakkab välja kasvama, et siis täpselt sihuke efekt on peal. Ja tema on tõesti Eestis kõige levinum nahkhiireliik. Ja siin kõrval meil on pruun suurkurv. Temal on siis sihuke hästi kare karv, kui te juba siit pildilt vaatate. Ja teda on tõesti ülikerge, ükskõik kas lähedalt või isegi lennust võimalik ilmselt ära tunda teda ja talvitumas, sest tal on hästi suured kõrvad, et Eestis ei ole mitte ühelgi nahkhiirel selliseid kõrvu. Ja need kõrvakaaned, millest ma rääkisin, need traagused, et kui te vaatate siin pildi peal, need on tõesti väga-väga pikad ja teravad sellised. Talvitumise ajal on hästi tore, nad pakivad oma suured kõrvad, pakivad tiibad alla ja siis jäävad kaks väikest traaguse kolmnurka ainult välja ja siis inimesed ei saa aru, mis liigiga on tegemist. Ja kui me meie nahkhiirtest nüüd edasi räägime, siis kus nad võiksid suvel liikuda, et siin on üks väike tabel nahkhiirte liikumiskaugustest või kodupiirkondadest, et oletame, et kui seda joonist vaadata, et ühe nahkhiire pesa võib siin või pesa varjepaik võib siin punast joont vaatama, et näiteks mingi tiigilendlane ja seal taga mingi veekogu, et ta võibki ühe õhtu jooksul käia tervelt 25 kilomeetrit eemal. Et alati, et kui nahkhiirt lendamas näha, et siis ei saa eeldada, et see nahkhiir konkreetselt seal kohas elab. Aga on ka neid liike, kes ei käi väga kaugel, et tõesti nad püsivad piirkonnas. Ja mõnedel liikidelt, näiteks tiigilendlasel, siin ongi see päris pikk, see 25 kilomeetrit, aga on leitud, et näiteks paegimisperioodil, et emased käivad ikkagi palju kodule lähemal, et kõik on siis tehtud selliste, ütleme siis nahkhiirte jälgimise pealt tehtud uuringud, et need on hästi varieeruvad. Ja üldjuhul meie nahkhiired on väga erinevad, et kui me vaatame, et nahkhiirtele meeldib väga mitmekesine maastik, et siin on üks selline joonis või pilt, et siin on metsamaad, siin on võib-olla linna, avarad maad, mingi pargi moodi, veekogusid ja põllumaad. Et siis tegelikult meie nahkhiired on hästi erinevad toitumise ja näiteks ka lennustiilide poolest, et suur videvlane, kes siis käis seal võis 26 kilomeetrit õhtul käia, tema on üldjuhul, ta lendab avamaastikul hästi kõrgelt, hoopis teistmoodi, võrreldes siis näiteks me võtamegi tiigilendlase, kes võibki minna ainult siia veekogu peale toituma madalalt, et liikidel on hästi
olulised, hästi olulised on ka sellised serva või üleminekualad, et enamus meie liike eelistabki selliseid just serva üleminekualasid ja noh, tihedus metsas, tõmmulendlast on metsas ja et erinevates kohtades võime siis nahkhiiri näha ja seetõttu on ka hästi hea, et nad ei ole nagu omased ainult ühele keskkonnale, et saab ka näiteks neid siis nagu ka selle vabatahtliku seire käigus siis ka linnakeskkonnas uurida. Ja kui me üldisemalt nüüd räägime, et näiteks mis võiks nahkhiiri ohustada, et noh, elupaikade kadu on kindlasti üks asi, et jah, nahkhiired, kuigi nad saavad ka linnakeskkonnas hakkama või mujal, aga nad on siiski, nagu ma ka alguses rääkisin, et puunsused, vanad puud on hästi olulised metsas, näiteks suurvidevlane ei taha hoonetes elada, Eestis ei ole leitud vist ühtki hoonet, kus teda oleks olnud, et on ainult puuõõnsustes. Et sellised metsa elupaigad on hästi olulised ja just sellised, et mis ei oleks siis, mis oleks sellised ühendatud. Siis teisel pildil on siin üks katus, et hästi suureks probleemiks on tegelikult ülemaailmselt on kuna nahkhiirtega seotud siis igasugused hoonete renoveerimistööd, et Eestis on ka nahkhiired on kaitsealused liigid, tegelikult peaks nendega arvestama, aga tihti selleni ei jõuta, et seda lihtsalt ei teata, et nahkhiir võib seal katuse all sul olla. Ja hästi nagu suure mõjuga on see just sellel poegimisperioodil, sest pojad on suht abitud, väikesed ja ütleme, et neil on selle siis poegimiskoloonia sisese temperatuuri hoidmine nendele emastele hästi oluline, et sellepärast nad valivadki just sellise koha. Sellised igasugused renoveerimistega seotud üllatused. Teine asi on see, et muidugi võime tahtmatult neid kinni müürida. Samuti igasugused sillakonstruktsioonide ehitused, remondid, et siis tasuks alati enne uurida, et ega seal nahkhiiri sees ei ole, et kui meil siin lastakse sildu vahepeal, võib-olla militaartegevusteks või mis iganes puuks õhku, et siis tegelikult antud juhul ma küll pole kuulnud, et keegi enne uuriks, et ega seal mingit nahkhiiri sees ei ole. Siis kolmandal pildil on üheks teguriks on eriti linnakeskkonnas on tehisvalgus, mis mõjutab päris paljusid liike, et just nahkhiired ei taha selle valguse juurde minna ja seetõttu nad kulutavad rohkem energiat, kui nad peavad toituma minema kuhugi, siis nad peavad vältima neid teid, mis on valgustatud. Samuti suuri teid ei taheta ületada, et see killustab hästi maastikku ja siis jäävad jällegi toitumisvõimalused väiksemaks. Näiteks Eestis siis meil on põhjanahkhiir, kes on selline generalist, kes saab linnakeskkonnas hästi hakkama ja on teada, et isegi tema on kasu lõiganud sellest tehisvalguse osast, et vanemad uuringutest on näidanud, et ta on isegi lampide juures toitumas käinud, kui olid veel seda tüüpi lambid, mis siis neid putukaid meelitsid, aga näiteks on teada, et tiigilendlane ei taha mitte kuidagi sinna minna nende lampide juurde. Siis kolmandaks ohuteguriks on kõik, mis on seotud talvituspaikadega. Ehk siis talvituspaikade just peamiselt talvitusperioodil nende külastamine, häirimine, et seda võib ette tulla, et alati ei ole sellist, need talvituspaigad on talvel need suured talvituspaigad, kus siis riiklik seire ka toimub, need on ka nagu nii-öelda kaitse all, et sul peab olema eraldi luba sinna minna, aga võibki juhtuda, et ikka saadakse sisse, et võib bussitäis turiste sul sinna kuidagi saada. Aga ütleme, et see on ka omajagu ohtlik, et eriti Piusal, et näiteks see aasta tuli üks päris suur kamakas loendades, nahkhiiri loendades alla, et
et see peaks ka alati tagasi hoidma, et meil on, kui me talviseid loendusid teeme, kanname ise ka turvavarustust alati. Siis me ei saa kindlasti üle ega ümber tuuleparkidest, et noh, nii maismaa kui meretuulepargid, et nii nagu lindudelegi, ka nahkhiirtel, eriti rändeperioodidel on mõju olemas. Kindlasti igasugune veekogude reostusega seotud asi, et siin on üks selline väga roheline eutrofeerunud veekogu, et näiteks linnakeskkonnas nahkhiired ülihead veekogude indikaatorliigid, et nahkhiiri on seal, kus vesi on puhas, putukaid on. Siis siin on üks kass, kes sööb nahkhiirt, et siis just linnakeskkonnas eriti, et nahkhiire selline peamine vaenlane on kodukass, et on päris palju uuringuid tehtud selle kohta ja mitmed siis, kuna nahkhiired on poegemisperioodil väga haavatavad ja eriti kui see koloonia on näiteks sellises majas, kus on kass, siis kassid näevad, kus nahkhiired majast välja tulevad. Ja kui see on piisavalt madalal, siis ongi see võimalus, et lihtsalt hakataksegi süstemaatiliselt nahkhiiri püüdma. Sellel on ka muidugi omad võivad olla sellised negatiivsed tagajärjed, seoses siis tasub alati mõelda, et nahkhiired on väga head siis haiguste edasikandjad. Alumisel keskmisel pildil, see on taime igasugused, ütleme siis põllumajandusputuka mürgid, asjad, et nahkhiired söövad putukaid ja see võib ka siis kaudselt mõjutada, ka Eestis seda pole uuritud. Ja viimasel pildil, et see jääb pigem sellisesse Aasia regiooni, et kasutatakse siis neid illegaalselt kütitakse meditsiiniks ja söögiks, aga pärast seda siis meie COVID-i pandeemiat, millel tegelikult nahkhiired süüdi ei olnud, aga siis sellega seoses siis on hakanud õnneks vähenema. Ja läheme nüüd edasi selle nahkhiirte eluoluga, kuidas nahkhiired, siis meie nahkhiired just, omavahel suhtlevad ja toituvad, kasutavad selleks kajalokatsiooni. Ja kajalokatsioon on siis selline helilaine, et nahkhiir siis saadab heli välja ja ta saab siis peegelduva sellise kajana tagasi sellise info, et ta saab teada, kui suur see objekt on, näiteks antud juhul siis see kuri kärbes, kui suur see objekt on, kui kaugel see täpselt on või kuidas ta liigub. Ja selle põhjal siis ta saab teha siis, ütleme, saab selle kinni püüda. Ja see kajalokatsiooni võime on hästi oluline ka maastikus orienteerumisel, et tänu sellele siis nahkhiired ei põrka objektidele vastu, et kui te olete kuulnud, et nahkhiir võib mulle pähe lennata, siis teil on ilmselt pea juures hästi palju putukaid, sellepärast te olete tema jaoks atraktiivne. Aga tegelikult ta ei taha pähe lennata, sest teie pea on tema jaoks selline objekt. Ja nii saabki nagu ruumis väga hästi liikuda ja me võimegi mõelda, et näiteks kui nahkhiir mängiks laevade pommitamist, siis ta saaks teada kõikide laevade asukohad, laevade suuruse, kuju. Ja see kajalokatsiooni heli otseselt inimkõrvale, see ultraheli nii-öelda, mingil tasemel võib kuuldav olla, aga sealt nagu kuskil seal 20 kilohertsi juures võib-olla, et mida noorem oled, seda võib-olla paremini kuuled seda, aga vanemas eas see kuulmine võib ära kaduda, et osadel liikidel võib seda kuulda. Siis kui seda heli salvestada, siis me näeme, et tulevad sellised ägedad helispektrogrammid ja siit on hästi näha, siin on põhjanahkhiir, parginahkhiir, kes meil on siis, kui te tahate ka sellesse seiretöös osaleda, siis on sellised levinumad liigid võib-olla, keda kohata võib ja siit võibki näha, et kust maalt näiteks see heli hakkab. See on üks asi, mida vaadata, et te näete, et juba need kilohertsid
on, see algus on erinev, et ühel hakkab siin 40-st, teisel hakkab palju madalamalt. Siis teine asi, mida selliste helispektrogrammide puhul tuleks jälgida, on, kui sagedad need on, et see heli just, kas ma ütlen siis impulss või, et see heli edastus. Et kui me paneme siit järgmiseks näiteks sellesama suurvidevlase, et kui te vaatate siin, tema heli võib vabalt tegelikult vahepeal kuulda ka, et see on hästi madal ja need on hästi suurte vahedega. Aga siin veel endlasema, et näete, palju tihedam, hästi pikk selline. Aga see heli määramine võib olla hästi keeruline sellepärast, et see on niisugune standardne. Näiteks nahkhiir toitub, on teistsugune heli, sotsiaalset helidest ma ei hakka rääkima, sest need näevad väga kreisid välja. Aga näiteks kui nahkhiir läheneb või orienteerub metsa ääres või metsas või kuskil objektile, siis need helid, mis tekivad, ta peab neid heliimpulsse palju kiiremini nagu saatma, siis hoopis teistsugused võivad olla. Ja kuidas me seda ultraheli või kuidas me seda kuuleme, et siis selleks on olemas nahkhiiredetektorid, on ka automaatsalvestid olemas. Ja meie teiega selle siis vabatahtliku seire raames kasutame seda viimast punast, mis on siis selline nutitelefoni külge käiv seade. Ja minnes natuke vanakooli poole peale, et varasemalt kasutati selliseid heterotüüne siis salvesteid ja seal on omad sellised, ütleme, kui me tahame hästi kiiresti andmeid koguda, salvestada ja ütleme, et ise määrata ei oska, aga tahame siis neid koguda, siis sellega on nagu seal tuleb hakata ise valima neid loomade sagedusi ringi käies kuulama, et see tehakse nagu see heli moonutatakse siis inimkõrvale kuuldavamaks ja need vanakooli aparaadid, et kui me vaatame neid hindu, need maksavad paar tuhat eurot, et tõesti väga kallis, et nagu mina ei ole endale sellist ostnud. Aga kui me võtame sellise, see on Austraalia firma Anabeti oma, et võtame sellise aparaadi, siis tegelikult on ka päris kallis, üle 1000 euro. Aga tema on siis nagu selline individuaalne mobiiltelefon, aga tegelikult odavamatest variantidest selle saab 200, isegi alla 200 euro kätte juba selle. See on Ecometer Touch, Wildlife Acoustics'i oma ja siis enamusel on ikkagi kõigil on see telefon olemas või tahvelarvuti USB-C ühendusega, et siis äpp on tasuta, väga lihtne külge panna ja lihtsalt salvestada. Ja siin ma siis räägingi, et kuidas, kui on nüüd huvi nahkhiirte vastu natuke ja kuidas siis nahkhiirte seires kaasa lüüa ja miks lüüa. Ehk siis, nagu ma rääkisin, meil on nahkhiired, kaitsealused teise kaitsekategooria liigid ja neid tuleks erinevates elupaikades kaitsta. Ja need on olulised indikaatorliigid, ehk siis linnakeskkonnas näiteks veekogu seisundi, putukate, kui sulle sääsed ei meeldi, siis nahkhiired aitavad neid eemaldada. Euroopast on uuringuid, kuidas nad põllumajanduskahjureid väga efektiivselt siis söövad. Ehk siis need on tegelikult väga olulised ja troopikas ma ei hakka isegi rääkima, et kus nad on tolmeldajad ja semnete levitajad ja nii edasi. Ja miks tasub ka kaasa lüüa on see, et tegelikult nahkhiire uurijaid on vähe ja nahkhiirte puhul andmete kogumine on väga ajamahukas. Et välitöit tuleb teha öösel ja kui sind on ainult üks, siis see on hästi keeruline. Ja kaasa lüües aitad panustada siis teadustöösse ja liikide leviku kaardistamisesse. Ja mida mina nende andmetega teen, et ma olen teist aastat kogun ja see aasta tegin siis Tallinnas toimub see seire ja ka esimest korda siis saab Viljandis ja Pärnus proovida, et just linnakeskkonnas. Et mina siis, see on selline test, aga selle siis suure hulga
linna nahkhiirte andmete pealt, siis tahan ma teha sellise töötava linna nahkhiirte elupaigamudeli, mida saaks siis hiljem nahkhiirte kaitsel siis kasutada ja ka näiteks linna planeerimisel. Et siin on ühed Tartu Raheringi projektilt näha, et sellised alad on kohe tumedad, mis nahkhiirtele võiksid meeldida ja siin on ühed rajad üle siis Tartu linna tehtud, kus on siis nahkhiiri leitud. Ja kui sa oled huvitatud kaasa lööma, siis võta minuga otse ühendust, kirjuta mulle. Tule kindlasti ka tasuta nahkhiireretkedele, et siin on täpsem info on loodusweb.ee üleval ja see suvine seire tegelikult sellega võib juba praegu alustada, aga kestab see siis kuskil juuli keskpaigani ja miks juuli keskpaigani, siis kui ma seda nahkhiirte aasta ringi näitasin, et siis seal juuli keskpaigas tegelikult hakkavad need pojad on juba lendavad ringi ja siis hakkab juba see, et hakatakse kogunema ja siis see elupaiga kasutus ei ole just see poegimisperioodi aegne. Ja retked on siis meil Viljandis, Pärnus ja Tallinnas, kus siis saab ise seda aparaati katsetada ka. Ja meil on siis tehtud, kes mulle kirjutab, kus ta tahaks, mis linnas osaleda, siis ma saadan vastu lingi, kus on siis Google Maps'is tehtud rajad ja saab broneerida, valida endale välja sobivad rajad. Raja puhul on siis see, et ühel õhtul kahjuks jõuab teha ainult ühe raja. Ma kohe räägin ka miks. Ja siis kindlasti me laename selle mikrofoni, selle siis välitöö tegemiseks, et kui sa välitööd ei lõpetad ära ja lähed enda kodu juurde, siis võid vabalt enda jaoks vaadata sellega ka üle, kes sinu koduaias on. Ja valitööde siis öödeks tuleb valida siis nahkhiirte puhul sademete vaba ja tuulevaikne õhtu. Ja suvel on see, et kellele meeldib õhtul kaua üleval olla, et siis on väga hea, sest tuleks alustada kuskil 1 tund peale päikeseloojangut ja mida aeg sinna jaanipäeva poole läheb, et me teame, et läheb päris hilja ikka see päikelooja. Ja seetõttu jõuab ka teha ainult ühe sellise raja korraga, sest nahkhiirte selline öine dünaamika on see, et nad kuskil seal tulevadki kolmveerand tundi, tund peale päikeseloojangut välja, lähevad toituma, siis nad on aktiivsed mingi aja. Ja kui sa nagu siis teed, sa saad sellise korrektse tulemuse ja siis lähevad enamus nahkhiired lähevad siestat pidama, et tulevad mingi aja pärast uuesti välja, et siis see just andmete puhul, et need oleksid nagu siis korrektsed. Ja need rajad on kuskil, üks rada on umbes 2 kilomeetrit ja seal raja peal on siis kuskil 10 salvestuspunkti ja igast punktist tuleks siis salvestada 5 minutit nahkhiirte häälitsusi ja ma annan ka täpsema juhendi selle kohta, kui soovite osaleda ja siis kindlasti kokkuvõtteks siis see seade näeb sihuke välja, väike punane seade ja enne välitöid tuleks siis kindlasti äpp alla laadida. Retkedel me saame koos vaadata, mis nuppe peab täpselt vajutama, kuidas toimida. Rakendusele tuleb anda kõik õigused, sest ta trackib sinu seda asukohta, ehk siis kui midagi juhtub, et siis vähemalt asukoha on olemas, et kus sa selle salvestuse oled teinud. Et seda on vaja tõesti anda. Ja kindlasti ka see heli kasutamisõigus ja kindlasti tuleb veenduda, et telefonis oleks piisavalt mälu, sellepärast et möödunud aastal juhtus selline asi, et inimene tegi suure töö ära ja siis selgus, et tegelikult mitte midagi ei salvestanud telefoni. Ja pärast nende failide jagamisega siis, kes tahab osaleda, et siis saab ka täpsemat infot eraldi ja see äpp näeb välja selline seest, et juba ette ütlen ära kõigile, rõhutan seda, et siin on, kui sa selle detektori külge paneb, ta hakkab kohe kuulama live mode'iga ja siis siin on mitu nuppu all ja siis meie kasutame salvestamiseks, 5 minuti salvestamiseks ainult seda M-tähe nuppu, et
intuitiivselt tundub see, et salvesta nupp, selline punane nupukene, et see tundub õige, aga tegelikult tuleb vajutada seda M-i, sest see salvestab ainult need kohad, kui äpp arvab, et see on nahkhiire liik. aga meie tahame teada kogu heli, sellepärast et tihti äpp ei pruugigi tähele panna, aga mina pärast helipildi üle vaadates näen, mis liik see on. ja kui on huvi, saab muidugi peale panna ka sellise auto ID variandi, et sa saad siis iseenda jaoks näha, mis liigid on, aga sellesse liikide määrangusse siis tuleks suhtuda täpselt samamoodi, nagu kes võib-olla Merlini äppi või seda linnurakendust kasutab. et siis usalda, aga kontrolli, et siin, kui ta ütleb sulle, et sul on habelendlane, et siis seda kindlasti ei ole, et seda ei saa kahjuks siis akustilise heli põhjal määrata. et aga põhjanahkhiire tunneb päris hästi ära, et siis ongi sihuke hea õppimise koht ja juurde otsimise koht. ja veel kord siis Loodusveebis on nahkhiirte vabatahtliku seire leht, kus on siis kõik info